Kokkuvõtvalt võib öelda väga lihtsa asja. Üks abielupaar, kes on 17 aastat abielus olnud, kellel on 2 last, on jõudnud oma abielus sellise kriisini, et naine otsustab mehe tuua perenõustaja juurde. Mulle tundub, et sealt killukesi võivad väga paljud abielupaarid ära tunda. Ükskõik, kas nad ise seda oma elu kuidagigi pidi kriisiks nimetavad või mitte, aga selliseid hetki, kus ühele ei meeldi võib-olla see, kuidas teine täpselt käitub või tegutseb ja inimene pisut sulgub endasse. Need on juba sellised äärmuslikud näited, aga mingisuguseid tuttavaid kohti peaks nagu sealt nagu esile tulema küll. Teater on selles mõttes ju niisugune traditsioonide kants ja siin ilma mäluta ei tee midagi. Et mõelda, mida kõike on ühes sellises saalis aastakümnete jooksul tehtud. See on kõik nendes seintes. Linnateater ongi võluteater, väga hea niisuguse auraga teater või niisuguse hea lõhnaga teater. Siin on ikka illusioonil hoopis teine tähendus kui suure lava illusioonil, eks ole. Need on ikka väga erinevad maailmad, aga ega selle peale ju ei mõtle, ega sa ei võrdle seda ega mõtle, kui see nüüd oleks kõik suures saalis. Lihtsalt on võib-olla lugusid, mida on parem lähemalt vaadata ja kus fookus on rohkem näitlejal, mitte võib-olla heas mõttes nagu ka, et suure võimas kujundus või muutuvad liikuvad pildid, et meil siin kõik toimub ühes toas. Aga jah, muidugi iga maja paneb ju oma võimalused ja kui ühte saali on ikka nii palju kasutatud ja siis on ju selge, et see on alati ikka pead natuke mõtlema, aga mida veel siis annaks teha. Aga ega ei pea alati midagi väga uut välja mõtlema. Inimene tuleb ju ka teatrisse sellepärast, et ta hindab sedasama vana head kindlust, mida ta on sellest teatrist saanud.